Inglane ärkab hommikul üles, ronib üle naise, läheb, võtab külmkapist 2 muna, keedab need pool pehmeks, sööb ära, läheb tööle. Prantslane ärkab hommikul üles, ronib üle naise, ronib üle armukese, läheb külmkapi juurde, võtab 2 muna, praeb need ära, sööb nahka ja läheb tööle. Venelane ärkab hommikul üles, ronib üle naise, üle ämma, üle 3 lapse, läheb sinna kohta, kus peaks seisma külmkapp, sügab mune ja läheb tööle. Hiinlane ärkab hommikul üles, ronib üle naise, üle 7 lapse, läheb sinna kohta, kus seisab külmkapp, sügab seda kohta, kus peaks munad olema ja läheb tööle. Istuvad 3 valget meest paaris ümber laua, jah? Võtavad viina, aga kõrvallauas istub must. Ja muidugi nendel saab paar klähvi juba sisse, hammas kõrvad niuke, tahaks kelle ka liigistada. Üks mees panebki ju, kuule neeger! Neeger, kuule! Neeger! Sa tead, miks sa oled ülekirja must, aga jalad-allad on valged, ah? Tead või? See siis sealt, no ei tea ja siis. Aga vaata selle pärast, kui jumal sind värvis, sa seisid püsti, taladid värvimata. Nendel muidugi, nalja kui palju, kõik naeravad laia kõriga. Viskavad veel ühe napsu lipsu taha, kurat. Teine vend küsib, neeger, kuule, kuuled? Aga seda tead, sul on nagu jalad alla või küll valged, muidu ülend keha pruuna, aga vaata peopesad on ka valged, tead miks või? No ei tea, no. Vaat sellepärast, et kui jumal sind värvis, sa seisid püsti ja kätega toetas vast seina, peopesadid värvimata, kõigile hästi naljaks. Hästi palju nalja kõigile. Lõpuks must mees küsib, et aga poisid, te teate, miks teil perseaagud pruunid on, Vennad see peale, et no, ei tea, aga vaata seepärast, kui ma teile perse panin, siis oli värv kuivamata. No nii, et istub siis mees laua taga, võtab viina ja puurist siis papagoi, et kuule, ole hea, et kalla mulle ka. Mis asja papagoile viina, kalla kahju on siis. No davai, ma kallan ise tead, aga okei, aga hommikul pohmaga rohtu küsid, mingid tiivad küljest ära. Ei küsi. Panes papagoi kõvasti viina, hommikul ajab raami sirgu. Oi, pljad, niuke peavähk, ma teeb sitta neist tiibadest, nagu nii elan puuris. Kuule, anna viina. Õpetaja toob omast arust koolis, matemaatikatund, arutamisatund, rehkendamisatund. Omast arust toob siis ülesanded. Nii lapsed, kui me läheme nüüd metsa, kõigepealt võtame maha 20 kaske, siis võtame 10 kuuske, vahele võtame 5 leppa ja siis läheb 14 tamme. Palju puid me siis kokku, et mis siis kokku tuleb? Juku ütleb, päris sitaks trahvi saad. Päris lohja trahv tuleb. Lugu siis selline, et poiss on olnud dessantsõja osas seal teeninud aega, tuleb koju ja isa siis küsib, et no räägi, kuidas sa esimest korda hüppasid langevarjuga. Noh, aeti lennuki peale ja siis anti käsk kätte, et hüpake. No hüppasid siis, ei, ma vaatasin välja, kurat, nii jube ja kõrge oli, mina ei hüpanud. No mis siis sai? No siis roodukas pani lõugama, et ai kähku hüppa alla. No siis hüppasid, ei hüpanud, pusisin vastu. No mis siis sai? No see kutsus teise piloodi raisk, üritas mind välja lükata, ikka ei läinud, on ju. Ja siis see võttis oma 40 sentimeetrise riista välja, et kui sa kohe ei hüppa, siis panen sul taha praegu nii, et tolmab. No ja siis hüppasid või? No jah, alguses, natuke. Ka vend läheb bordelli jumala juua täis ja 5 sotine näpu peale. Annagi mulle kohe 2 naist selle siis korraga siin. Mis te teete nalja või? Meie taks on 400 krooni miinimum. No hea küll, andke siis taks. Poiss läheb sõjaväekomissariaati, peab sõtta ära võetama ja küsitakse, et kuidas nimi on? Poiss Tanel. Selge, kuulipildur-rood, ei ole see mingi mõtlemist. Juku istub tooli peale, unistab, no pljad, oleks mul ometi nii palju raha, et saaks omale omal lennuki osta. Isa jääb lehe tagant kuulama. Vaata, poiss, mida sa räägid, mida sa lennukid? No sitta mul lennukist oleks raha nii palju.